otse või? No vasakule. Vasakule või? Jaa. Sinna? No jah. No. Vaatad selle. Kus ta on? Ta on autole, ära sõida üldse. Ära sõida üldse. Ta on külje peal. Kus ta on? Ma ei näe teda. Oi, vaata väike kutsu veel. Kuidas ma saan neist mööda? Viib. Valdan isegi nägi neid. Viib. Äkki vaja nad ära või? Valdan näe seda. Ei, üks on siin mul külje peal. Su. Väike kutsu. Ei. Nii väiksed nummid paarad. Nii kurjad ka. Ja parti kasvatavad siin ja. See on eksootiline elamus, kus pole. Kanad on siin. Kas ma saan siit kuskile või ei saa? Ei tea. Vist saab. Kas ka aru saada? Ma ei tea, kas te saite aru, kui kitsastel tänavatel me sõitsime siin külavahe tänavatel. Otsime koobast siin, kuhu jälle minna. Täna on koopapäev. Ja no ikka reigelt kitsas oli siin mõned kohad. Ma mõtlesin, et sõidan midagi maha ka katki, aga õnneks ei olnud nii hull. Siis tulid väiksed ülimini kutsud meid siin meiega pahandama. Võib-olla jäi kaamerast, võib-olla mitte. Ei ole kindel. Ja Olden ka aukus, siis need ikka panid plehku kohe. Ja nüüd me saime siit minema, siis me sõitsime teisele poole mäest ülesse ja noh, et äkki jõuame sinna sellesse koopasse, aga ei jõudnud. Mul käigukast ka kogu aeg tahab puhkus saada, siis me pidime liiga palju puhkama. Ja me tulime tagasi ja nüüd me läheme jalgsi, otsime selle koopa ülesse. Pärast meie pikka matka jõudsime me kohale. Ja see on kinni. Veetsi on seal. Sealt paistab veits koobast. Et jah, tundub, et see on siuke koht, kuhu tellid endale mingi giidikaja või ma ei kujuta ette, mis siin toimub. Peadest läbi sealt ei saa. Kirjas on, kui läbi lähed, siis saad trahvid mingi kuni 900 eurot. Et jah, jalutame tagasi siis. Ilus loodus oli vähemalt siia jalutades. Et jah, midagi ei kaadanud selles mõttes. See lahe külak oli ja igast ägeda asju oli. Aga läheme autosse ja siis vaatame, mis edasi saab. Tulime oma tänasesse kämpa kohta. Või noh, see ei ole kämpa koht. See on meie homne matk, hakkab siit mingi loodusrada või siuke. Ja siin on siuksed toolid, asjad. Ja siis me oleme parklas ise. Siuke suht rahulik parkla, üks auto tuli see juurde, läksid ka kuskile matkama. Et ma hakkan autot puhastama siin. Tolmu ime on juba väljas. Ja 5000 kilti põhimõtteliselt autoga sõidetud siin juba, et võiks vahepeal natuke puhastada ka tolmust ja asjadest. Et selle teeb ära, siis saab auto puhtaks ja mul oleks vaja seda rehvi natuke pumbata. Tundub teistest natuke tühjem. Et vaatame, mis see manomeeter näitab. Aga jah, praegu hakkame siis puhastama ja rehvi pumpama. Mingi puhastus timelapsi tegema. Algul on siuke. Võtsin mati välja juba, kummimatt on seal. Et ma puhastan ära ja vaatan, mis saab. Panin siin selle otsa, kuna koerakarvast on suht palju. Siis sellega on kergem kätte neid saada. Loodetavasti. Aga davai, proovime ära. Enam vähem puhtaks sai, mingi super tulemus siin sellega ei saa, aga mis sa ootad 20 euroselt AliExpressi puhurilt või tolmuimelt. Viimase lõpu jaoks panin selle otsa, siit ma enam seda tolmu kätte ei saanud. Nüüd lähme teeme Birgiti poole ka ja ma ei tea, kas ma viitsin Oldeni seda matti proovida või mitte. Võib-olla natuke kõõrun. Ja siis
on rehvaeg täis pumbata, kui seda on üldse vaja pumbata. Võib-olla lihtsalt ma olin mingi siukse kalde peal, kus ta tundus tühjem. Aga vaatame. Puhastasin auto ära kõik ilusti. Vaatasin, kontrollisin sealpool rehvi, siinpool rehvi ja mõnel pool on täpselt sama näit. Nii et tundub, et kõik on korras. Väga hea. Nii et nüüd käib voodi tegemine juba. Ja siis lähme magama ei lähe. Ma hakkan, ma arvan, Switchiga mängima. Birgitil pidi uni olema, et ta vist sätib magama vaikselt. Aga homme hommikul siis näeme jälle. Tere hommikust. Me läheme jalutama metsarajale. Kell on 11 juba vähemalt. Seime hommikul kõhud täis. Hommikusöök oli krõps ja keeks. Väga vastik magus keeks oli. Aga no, pole hullu. Eilne toit oli vaja ära süüa. Aga jah, lähme avastame natuke seda loodust siis. Jalutasime ära nüüd seal rajal, väga ilus rada oli, hästi räigelt puhas vesi oli, täiega oleks tahanud uju minna. See jõgi ja minikosk olid ka päris tuusad ja jah, suht lahe koht. Hästi ägedad need ahjud on siin, mis iganes grillahjud. Nagu Eestis need RM-kaladel, aga siin need kividest tehtud ja mingi süke ving ja see tõstmissüsteem on, kus saad seda tõsta, seda kogu teemat, grillliha ja asju, mis sul seal peal on. Aga telkida seal ei või ja noh, ma ei tea, lõkkekeelumärk oli ka, aga see oli vist nendest aladest väljapool, mis on loogiline. Aga see on imelik, et telkida ei või, selles mõttes koht oli hästi ilus seal, kus võiks nagu telkida. Aga jah, eks me nüüd matkame edasi kuskile. Davai! Tulime ookeani äärde dinosauruse jälgi vaatama. Et pidime auto kuskile kaugemale parkima, sest terve ookeani või see ranna äär on paksult rahvast täis. Rahvast ei ole nii palju, aga autosid on küll räigelt. Et ei saanud ligemale panna, peame jalutama siin. Meri paistab ja rand ka. Et pidid kuskil seal ranna ääres olema need jäljed. Et lähme vaatame, otsime üles ja vaatame ära, mis nad endast kujutavad siis. Dinosauruse jäljed vaadatud, midagi erilist polnud, aga nüüd ma tean, millised on dinosauruse jäljed vähemalt ja Birgit teab ka. Olden ei tea, tema ei näinud, seal oli liiga palju rahvast, et temaga sinna pressida. Üldse mingid inimesed passid mingi 15 minti ühe koha peal, aga nähtud sai. Nüüd lähme otsime ööbimiskohta. Tere ilusat hommikut. Me oleme jälle natuke kõrgemale roninud. Siuke vaade. Ma drooniga ei hakka lennutama, sest siin ma arvan, midagi erilist nii palju vaadata ei ole. Et eelmises videos juba nägite, kui me olime ka siukses kõrgemas kohas. Et Park Fortnite'ist jälle leitud koht, pidi rahulik olema. Eile kell 11 õhtul umbes tuli mingi tüüp autoga, passis tund aega meil siin kõrval, kell 12 läks ära. Et muidu ei ole väga hull. Et praegu panin auto niimoodi, seal pesunurk, Birgit peseb end, mina käisin eile pesus. Et algul oli plaan minna kämpasse, aga siis mõtlesime, et vahet pole, et otsime siukse privaatsema koha. Käime siin pesus ära, säästsime jälle mingi 25 euri või nii. Ja nüüd, nagu ikka, sööme kõhud täis ja läheme avastame Hispaaniat edasi. Vaatame, mis meil järgmised punktid toovad, kuhu Birgit meid viib. Aga davai, lähme siis edasi.
tänane punkt on vaatamispunkt, vaateplatvorm, mis vaatab siis Norra ranna peale, hästi kõrgel on. Algul Google Maps juhatas meid natuke valesti ja siis me tulime nüüd väikse sõiduga siia parkimisplatsile põhimõtteliselt, et siit läheb siuke ilus tee. Läheb sinna, peaks minema, loodetavasti. Et vaikselt hakkame tatsama sinna ja kui kohale jõuame, siis te näete, mis vaade seal on, kui seal üldse on mingit vaadet, aga midagi peab olema. Rand vaadatud, meri vaadatud, nii me sõitsime siia kirikut vaatama, mis on Iglesia de Santa Maria del Naranco. Naranco, jah. Thanks. Väga tubli. Ja siuke koht see oligi siis. Nüüd me sõidame edasi järgmisi asju vaatama. Vot, ja meil on linn kohe kõrval. Wow. Me oleme kõrgel me otsas. Mu auto kastile ei meeldi see. Käigukastile. Pidime siin juba mäe peal puhkama ühes koos. Õli läheb liiga kuumaks. Tavai, me sõidame edasi ja taega. Suumida ei saa või? Wow. Mida kuskil, midagi uputab kuule? Aha. Vaata siia. Holy shit, what the fuck, vaata siia. Me läheme sõidame seda tiiru ära, on ju? Toi. Ma tahame ette minna. Exit the roundabout. Ja politsei tuli ka vaatama. Wow, sellest majast tuleb va? Wow. See on mingi sita. Kui siin sita inimesi. Miks me juba kolmandat? Okei, teist korda siin oleme. Mitmes väljasõit ringit oli esimene või? Jah. No jah, ja me tegime ennem terve tiiru, et näha ikka, mis toimub. Ja veest saaks läbi sõita. Sügavast veest. Ja siis üks vend oli seal tee ääres spoori taga, kes kõigile vist ütles, et need autod lekivad. Ja siis ta sai aru, et ei leki, ma pidin selle pärast igaks üks seisma jääma. Okei, siin tuleb ikka suht sama palju. No natuke vähem juba, aga suht sama see. Politsei ei lasegi enam siia ühtegi autot. Filmi seda vett. Siin nagu veel. Jälle vähem kui kiiresti. Kuulge need vetivad enda aega. Vaata, et sul tuppa ei lenda vett. Ja kakajünn on maas. See ei ole peldiku asi vist. Ma loodan. Kahju, et see nii lai on. Davai, ma sõidan läbi, ole valmis, see pritsib. Ei, see on kakajünnid on ju maas. Või näe, kakajünnid ütlevad. Sa ei näinud seda kakajünni rivi, mis läks või? See ei ole sitt, need on kivid. See pole sitt, see on sokolaad. Sa ei tea selle või? See ongi pasavesi, siis on mul terve auto sitt. Ma ei tea, ma nii ematsen ära. Mul on aken veel kinnigi, sa mingi Ära ütle, et sa ei saanud seda filmi. Sa ei saanud, me läheme uuesti. Kui seal kakajonnid lendavad vastu esiklaasi, pole hullu. See on šokolaad ju! Get
me käisime nüüd siin ookeanis ära, Holden nägi ka ookeani merd ja sai seal teiste koertega mängida. Siuke hea rand, kus saab koertega minna, täiesti vabalt võib olla seal. Et üks osa rannast ongi nagu koertele mõeldud, kuigi tegelikult terve rand oli koerasid täis, et vahet polnud, kus see ala oli, et igal pool olid lahtis koeri niisama. Ja siis me hakkame tagasi Eesti liikuma. Me ei viitsi enam. See nii pikk reis ei ole ikkagi meile mõeldud. Et siin mingi 3-4 nädalat on normaalne, aga 6 aega on natuke juba pikk aeg. Et ei viitsi nii pikalt. Et õnneks pole kumbki ka niimoodi, et üks tahab, et teine ei taha, et mõlevad on suht samal nõul, et võiks Eestisse minna. Et eks me teeme Eestis äkki midagi edasi võib-olla. Vaatame, kas tuleb videost või ei tule. Aga jah, me hakkame praegu tagasi liikuma ja vaatame, kaua meil läheb tagasi jõudmiseks. Et näeme juba kuskil, mitte ei tea kus, kuskil vahepeal enne Eestit näeme. Kus me oleme? Prantsusmaal. Kes me oleme? Prantsusmaal. Kuhu me lähme? Saksamaale. Kes me siis oleme? Saksamaa. Okei, aitäh, head aega. Reisist on siis nüüdseks möödas juba mingi 10 kuud või, nii palju vist ei ole veel, praegu on maikuu, et ikka suht palju on möödas. Nüüd lõpuks tuli see viimane video ka ära siis reisist. Et jah, ega midagi ei oskagi niimoodi rääkida, et nagu seal juba öeldud sai, siis siuke umbes 6 aega on maksimum, üle 6 aja enam ei jõua me reisida, nagu me aru saime. Et nüüd me tulimegi siia pärast ülipikka aega jälle metsa. Nüüd ei ole meid enam 3, nüüd on meil väike beebipoiss ka. Et tulimegi proovima, kuidas 4 siis autos siis magada on. Et järgmises osas juba näete, kuidas meil läksin metsas siis. Ja kui teil on reisi kohta küsimusi või asju, et siis andke kommentaarides teada, äkki me lähme jälle mingi aeg metsa ja siis vastame teie küsimustele, kui on palju küsimusi tulnud. Vot, aga likeige ja siis kommenteerige ja subscribe'ige. Davai, tšau!